Ja esimene inimene, kes meile räägib elurikkusest, on Meelis Pärter, kes on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi professor ja Meelis räägib meile elurikkusest inimese heaks. Palun! Tere! Soovin ka omalt poolt teile kõigile õnne, sest esimene samm elurikkuse hoidmiseks on teil juba tehtud, et te olete täna siia kokku tulnud ja te olete nii hoolikalt ka harimas meie järgmist põlvkonda. Täna ma tahaksin rääkidagi elurikkusest ja sellest, et miks see elurikkus siis inimesele, meile endale, meie lastele tähtis on. Ja alustame sellest, et see elurikkus on ju tohutu väärtus, mis meie planeeti iseloomustab. See on, ilma selleta ma ei kujutaks ju planeeti ette, ei kujutaks Eestit ette, ei kujutaks ühtegi maakonda ette. Meie planeedil elab hinnanguliselt 10 miljonit liiki, nendest vaid paarkümmend protsenti on teadusele teada. See tähendab, et suurem osa elurikkusest ei olegi teadlastele veel teada ja me veel ei teagi, millised hüved ja millised head pooled sellest elurikkusest meil siis seotud on. Kogu elusorganismide kogu, kes meie planeeti siis asustab, omab väga suurt biomassi, 1100 gigatonni, aga paar aastat tagasi tegid teadlased ka uuringu, et inimese poolt loodud kõiksugused konstruktsioonid, teed, majad, ehitised, kõiksugused asjad, autod, mis me oleme teinud, kaalub sellest juba rohkem, et seega on inimene läinud juba elusloodusest oma tegevuse poolest üle. Me teame, et elurikkus on vähenemas, see on murettekitav ja kui me siis samamoodi edasi jätkaksime, siis selle sajandi lõpuks, kui need samad lapsed, keda me koolis harime, hakkavad oma elu sättima, oma otsuseid tegema, me jätame neile tunduvalt vaesema planeedi võrreldes sellega, mis meil on praegu. Kui me samamoodi jätkame, siis võib-olla selline madal elurikkus kusagil sajandi lõpuks jääb sellisele stabiilsele tasemele, aga see on tunduvalt vaesem olukord. Graafikul on siis näha telg, ajatelg ja elurikkuse kadumine. Juhul, kui me teeme looduskaitse tõhusamaks, me teeme rohkem kaitsealasid, me vaatame, et need kaitsealad oleks omavahel seotud, et liigid saaksid liikuda omavahel, me võtame rohkem liike looduskaitse alla, siis umbes sajandi keskpaigaks me saame selle elurikkuse kao planeedi peal ilmselt peatada, aga ikkagi me jääme alla sellele, mida meie lapsepõlves nägime, mida meie vanemad kogesid. Aga on võimalus ka see sama langemise, allaminemise joon ülespoole keerata. Aga selleks on lisaks tõhusamale looduskaitsele vaja ka tunduvalt jätkusuutlikumat tootmist ja tarbimist ja siin on just inimese teadlikkus, inimese haridus väga oluline, et kodanikud oskaksid nõuda ja tahta puhtamat elurikkuse sõbralikumat tootmist ja tarbimist ja siin on Rohelisel koolil kindlasti tänuväärne töö teha, sest õige varsti juba mõne aastakümne pärast on ju meie lapsed ühiskonnas otsuseid tegemas. Siis sajandi lõpuks meil võib-olla on juba palju parem olukord elurikkusega, kui meil on hetkel. Elurikkus on seotud inimesega erinevalt viisilt. Üks selline võib-olla kõige lihtsam viis on see, et ega inimene on ju ka osa elurikkusest. Minu kolleeg Tuulsepp ülikoolist on öelnud, et inimene on ka üks selline savanni loomakene, kes võib-olla tunneb ennast ebakindlalt tänases linnastunud maailmas, et elurikkus on omane inimesele. Inimene tunneb ennast hästi, kui ta on selles keskkonnas, kus on tema evolutsiooniline ajalugu ja loodusest me tuleme ja looduses me tunneme hästi. Miks pargid on sellised meeldivad, sest need
meenutavad mõneti seda savannipiirkonda, kus inimene liigina välja kujunes mõnekümne tuhande aasta eest. Elurikkus tagab ka seda, et meie ökosüsteemid toimivad hästi. Ja kui ökosüsteemid toimivad hästi, siis inimene ka saab hästi hakkama. Seal on selline omavaheline mõju, elurikkus, ökosüsteemide talitlused, inimolemus, aga millest ma täna võib-olla veidi rohkem veel peatun, on inimese tervis. Inimese tervis on otseselt seotud elurikkusega, ökosüsteemidega, ka inimolemusega. Kui me tunneme ennast hästi, siis oleme ka tervemad ja meie hea tundmine tähendab ka head vaimset tervist. Tooksingi esmalt välja selle tõdemuse, et on sadu uuringuid, mis kõik näitavad, et elurikkuse olemasolu meie ümber, meie kodude ümber, meie koolide ümber on olulise positiivse mõjuga vaimsele tervisele. Siinjuures on oluline ka inimese teadlikkus elurikkusest, kui ta tunneb seda elurikkust, oskab nimetada puid, oskab nimetada liblikaid, mardikaid, linde, siis ta tunnetab seda elurikkust paremini, saab sellest paremini aru, et siin on just ka haridusel ja koolidel palju tegemist. Me teeme selle elurikkuse mõju kahekordseks, kui me tunneme elurikkust paremini. Ja siin mõned üksikud näited, mis ma välja noppisin nendest sadades töödes, näiteks Taanis on tehtud uuring, et lapsed, kes kasvasid looduslikumas keskkonnas, kannatasid hilisemas elus vähem vaimsete probleemide all. Või Belgias leiti, et rohelisema ümbrusega linnalastel on kõrgem IQ näitaja ja vähem käitumisprobleeme. Ja viimaks Saksamaal, et kui on puuderikas linnaosa, siis seal asuvates apteekides ostetakse palju vähem antidepressante. Ja need on ainult mõned näited väga paljudest. Kuidas elurikkus tagab ökosüsteemi toimimise? No siin ma panin pildi Tartu linnast, et meil on ökosüsteemid igal pool, ka linnaloodus on ökosüsteem ja linnaloodus tasub hoida. Inimese heaoluks see töötab sellega, et me teame, kuidas kliimamuutused on suureks mureks. Elurikkad ökosüsteemid seovad paremini süsinikku, hoiavad kliimamuutust paremini kontrolli all, tagavad, et mullad on viljakad, seda on vaja meil peenramaadel, aga eriti siis muidugi põllumajandus ökosüsteemides. Ökosüsteemid tagavad ka, et kui meil kliimamuutuste tõttu lähevad ilmad ebastabiilsemaks, on põuaperioode ja suuri sademeid, siis need suured sademed ei ole niivõrra kahju tekitavad, kuna ökosüsteemid justkui käsnana imevad selle vee enda sisse ja annavad vaikselt välja. Me kõik teame, kui palav võib olla, kui tuleb kuuma laine ja puude all on palju jahedam, mõnusam olla, kuuma leevenduseks töötavad. Ja inimese poolt vaadates kindlasti ka kõik puhkamise ja sportimise võimalused ja ma panen seal 3 punkti, et siin on neid hüvesid, mida ökosüsteemid tagavad, on palju, aga ainult siis, kui nad on elurikkad. Ja lisaksin siin ka sellise sõna, et ka elurikkad ökosüsteemid ise on vastupidavamad nendele kõigile kuumalainetele, uputustele, nad on suurema säilenõtkusega, nad saavad paremini selliste ekstreemsete tingimustega hakkama. Kui räägime ökosüsteemidest, siis tegelikult ka inimene on ökosüsteem. Et kui ma siin teie ees seisan, siis ma tegelikult ei ole üks inimene, ei ole üks Meelis Pärtel, vaid on terve ökosüsteem, kuna minu peal ja minu sees elab tohutu palju mikroorganisme, baktereid. Ilmas meie mikrobioomita, see on siis bakterite kogum meie naha peal, meie siseorganites, me ei saakski toimida. Me oleme ökosüsteem ja see peab olema tasakaalus, nagu me teame. Ja kui inimene sünnib, siis tal ei ole seda mikrobiomi ja ta saab selle mikrobiomi väliskeskkonnast ja just nimelt loodusest, muidugi teistelt inimestelt, emalt esmakõige juba sünnikäigus, aga hiljem paljudest otseselt loodusest. Ja siin oli küsimus, et kas olete mulda maitsnud, väga paljud need kasulikud bakterid
kes inimese peal ja sees elavad, tegelikult on pärit mullast. Ma eelmine nädal käisin tudengitega väljas ja maitsesin mulda. Üks viis, kuidas teha kindlaks, kas muld on turbane või mitte, on maitsta, kas krigiseb hamba all. Aga seda peaks tegema looduses, mitte linnas, sest linnas on liiga suur oht saada mõne parasiidi munad endale sisse. Miks see rikas mikrobioom siis oluline on? See on selleks vajalik, et inimese immuunsüsteem saaks välja treenitud. Immuunsüsteem on meie võime saada hakkama pahalastega, haiguse tekitajatega ja see immuunsüsteem on justkui sõjavägi, mis kaitseb meid kõigi pahade välistingimuste vastu. Aga see immuunsüsteem peab saama treenitud, ta peab kogema elurikkust, siis ta saab aru, kes on pahalane, kes on sõber, millal reageerida, millal mitte. Ja kui seda elurikkust ei ole, siis läheb see sõjavägi pätiks kätte. Ta hakkab tegema vigu või hakkab lihtsalt niimoodi lusti pärast mässama ja sellisel juhul näiteks tekib allergia. Allergia on see, et immuunsüsteem reageerib üle kahjututele asjadele. Teine võimalus on autoimmuunhaigused, kus immuunsüsteem läheb lusti pärast meie enda organismi vastu. Allergiad on järjest kasvanud ja teadlased on leidnud, et elurikkuse kadu ja allergiate kasvamine on justkui niimoodi pöördvõrdles, et üks läheb üles ja teine läheb alla. Eelmine kuu me tegime koostöös Tartu Ülikooli kliinikumi lastearstidega uuringu, kus uurisime Eesti laste allergiaid ja seda, kui palju rohelist ökosüsteeme on nende kodude ümber pärast sündimist olnud. Me vaatasime, mis need rohelised alad olid, kas seal on siis põllud, metsad, sood, rohumaad ja kui palju kaugele me peame kodust vaatama, 1 kuni 2, 3, me vaatasime kuni 10 kilomeetrit. Ja leidsime, et allergia avaldumise tõenäosus väheneb oluliselt, kui kodude ümber pärast sündi on olnud rohkem loodust. Aga siin juures on oluline see, et just oluline on loodus suuremas skaalas, ei aita, et on pisikene mingisugune metsatukakene või heinamaakene, vaid seda peab olema ikkagi palju. Ja samamoodi oli üllatav see, et põllud ei aita meil väga palju kaasa. Ilmselt Eesti põllud on juba niivõrra intensiivselt haritud, et elurikkus seal nii palju ei olegi. Suur mure on põllumuldade mikroorganismide vaesumine. On harjutud, et põldudele paneme väetist, paneme taimekaitsevahendeid ja siis küll ta kasvab, aga siis jääbki põllumullast, mis on tegelikult elav organism, järele mingisugune selline substraat. Substraat, kus sa siis ise paned toitaineid, aga see ei ole jätkusuutlik ja on halb ka elurikkusele. Seega siis on oluline laste allergiate ärahoidmiseks see, et oleks palju loodust ja päris suures ulatuses. Inimesed elavad linnades, et kuidas me linnades hakkama saame. Siin on üks selline joonis linna ruumist, kus tegelikult võib olla ka väga palju erinevat elurikkust. Tallinn on roheline pealinn, siin on rohkem elurikkust, nagu Kersti Kaljulaid ütles, võrreldes mõne muu, võib-olla linnaga muudes maades, aga seda peaks alati soodustama. Erinevad loodusalad, päris metsatukad, niidulapid linnas, linna ligidal, pargid, linnaaiandus, aga samamoodi ka väga väikesed rohealad, mõni ruutmeeter teeservas, mõnel rohekatusel, meie enda rõdu peal väikene kast lilledega aitab ja seda enam, et isegi toataimed tulevad koos oma mikrobiomiga, mis võib meile kasulik olla, meie immuunsüsteemi siis treenida ja samamoodi meie vaimset tervist toetada. Et seal on otsene seos, sellest on üks tore näide teadlaste tööst Soomest. Nad tegid lasteaedades katse, jagasid tavalised lasteaiad 2 rühma ja ühtedesse nad tõid metsa alt erinevalt taimi, metsakõdu ja lapsed mängisid sellega, pohla ja mustikavarte vahel, kanarpiku vahel, miks mitte, ja samamoodi ka muld oli seal kaasas. Ja kontrolllasteaedades olid muruplatsid, asfaltplatsid, liumäed, nagu ikkagi. Ja juba 1 kuu möödudes nendel lastel, kes mängisid iga päev mullaga,
taimedega olid tervisenäitajad, immuunnäitajad paremad ja loomulikult, kui see siis kauemini kestis, läks asi veelgi paremaks. See on esimene töö, kus seda elurikkust niimoodi eksperimentaalselt, katseliselt, et on kontrollrühm ja on siis katserühm uuriti. Soome teadlased on üldse elurikkuse ja tervise uuringutes pioneerid. Nemad tegid ka uuringu, kus vaatasid kontoreid, kus osadesse kontoritesse viisid nad rohelised seinad, kus on palju lillepotte koos ja leidsid, et inimeste tervisenäitajad nendes ruumides, kus siis on palju toataimi koos, ka paranesid võrreldes kontrollrühmaga ja samal ajal need muud tegevused, väljas käimised ja kõik muud olid samad. Siin pildi peal on Tartu Ülikooli õppehoone, kus ökoloogid töötavad ja tudengid õpivad, selle nimetus on ökoloogikum, see avati eelmine aasta ja meil on uhke tunne, et meil on Baltimaade kõige kõrgem roheline sein seal, taimesein, mitme tuhande taimega ja ma loodan, et kui tudengid käivad seal auditooriumisse sisse ja välja, siis nendel tuleb justkui siis tervistav nähtamatu dušš pähe. No elurikkusest rääkides tihti öeldakse, aga seal on ju ohtlikke asju. No on. Elurikkuses on loomadega levivaid haiguseid. Sellepärast ei maksa ka linnapargis mulda maitsta, kuna koerad, kassid, rebased käivad seal ja nende väljaheidetest võib olla erinevaid parasiite. Puuke kardetakse ja puuke peabki kartma, sest puuk on ilmselt Eesti metsade kõige ohtlikum loom. Statistiliselt, kui me vaatame, kui palju temaga levinud haigused toovad kahju. No, me teame, et inimestel, kellel on juba allergia, siis mõned õietolmud teevad vaeva, kui on kaseallergia ja gaasik on otse maja kõrval, siis on sellega raskem elada. Öeldakse ka seda, et kui meil linnas on mürgiseid taimi, seeni, siis inimesed võivad neid paha aimamata tarbida, ründavad loomad, mõnikord on linnud agressiivsed, vigastusi võib saada, kui loodusesse lähed, komissada, kukkuda. Aga tuleb teadvustada neid ohte, aga summaarselt on elurikkusega saadud hüved siiski hulga suuremad. Ja siin on muidugi loodusharidusel ja kogemusel suur roll, kui me teame, et metsa minnes me pärast otsime ennast üle, et puuk ei ole peal. Me teame, et kui puuk on olnud lühikest aega sees, siis on väiksem tõenäosus, et temalt saada mingit haigust. Me ei pane tundmatut taime või seent suhu. Siis on elurikkus ikkagi tohutu kasulik. Siin on üks selline skeem joonistatud, et kuidas siis on elurikkas ja eluvaeses osas. Näiteks elurikkas mullas on palju rohkem häid mikroobe, mis hoiavad ka kontrolli all neid haiguse tekitajaid. Ega me ei saa mitte kunagi päris elurikkust välja võtta, no võib-olla päris haige palatis mõnes kohas, kus on steriilne keskkond, aga need mingisugused bakterid tulevad ikka ja peamiselt haiguse tekitajad on need, kes leiavad võimaluse vaeses keskkonnas domineerima hakata. Kui me võitleme nende vastu ökoloogiliste teadmistega, et hoiame elurikkuse suure, siis ükski pahategilane ei saa ka niivõrra suure kaalu, et ta saaks meile suuremat paha teha. On see väga, väga mõistlik käitumine. Samamoodi elurikas keskkonnas on vähem kasvuhoonegaase tekitavaid mikroobe. Kuidas me sellest elurikkusest siis rohkem teada saame? Siin on abiks üks selline vabalt kasutatav veebirakendus, mida me oleme kolleeg Aveliina Helmiga koos välja töötanud. Selle nimi on Rohemeeter. Ongi veebileht www.rohemeeter.ee ja see on maastike elurikkuse hindaja. Sest elurikkust me saame hoida ainult maastiku tasemel. Me ei saa elurikkust hoida oma aias ja see vaatab poole kilomeetri raadiuses mingisugust piirkonda ja teeb siis nii-öelda automatiseeritud ökoloogi arvamuse, kuidas seal võiks elurikkusega olla. Ma siin
kui sinna veebilehele minna, siis tekib Eesti kaart, võib valida ka siis fotokaardi või päris kaardi ja peale klikates, siin on klikatud selle sama hoone peal, kus me praegu oleme, Mektori keskus, saab mõne sekundiga teada rohemeetri sellise skoori 100% pealt, see on 49, pole hea, ei ole halb, on täpselt keskel ja kaardi peal on näha siis punasemad alad, kus elurikkusega on siis vast vähem ja rohelisemad, kus on rohkem, me olemegi siin parasjagu pargi ja üsna linna keskel ja oluline ka see, et siin on päris pikalt tulevad sellised asjalikud kommentaarid, et mis siis on sellega elurikkusega hästi, mis on halvasti ja mis siis võiks teha. Ma soovitan kõigil oma kooli ümbruses vaadata ja mõelda, kas saab midagi teha, kas võiks midagi paremaks muuta, hoida seda, mida tasub hoida ja mida siis saab paremaks teha, tasub ka paremaks teha. Me oleme selle mullamikroobide uuringuga ka praegu poole peal Tartus. Meil oli eri teadusrühmade vahel tippkeskus, mille raames me Tartus 1000 kohas mõõtsime mullas olevat elurikkust. Me käisime kõigis Tartu koolides, lasteaedades ja vaatasime nende hoovides ja samuti ka lillepottides olevat mulda. Nüüd COVID-i ajal kahjuks kõik asi läks aeglasemalt, aga nüüd hakkavad esimesed tulemused tulema, me veel ei saa teile tulemustest rääkida, aga need on kohe tulemas, mis juures me saame siis hinnata, kuidas on elurikkus ühes linnas. Ma ei tea, et seda oleks kusagil tehtud. Me käisime ka kodudes koostöös geenivaramuga, kus inimeste terviseandmed on mõõdetud ja inimesed andsid nõusoleku, et me sinna tuleme, et siit võib saada siis ka Eesti kohta lähimal ajal palju uusi teadmisi. See on praegu siis minu poolt kõik. Suur tänu, vastan küsimustele. Aitäh, Meelis, loodetavasti on mõni küsimus ka, aga ma küsin ise seda, et me kogume siin ju ka kogemusi ja nippe, et kuidas siis seletada elurikkuse olulisust lasteaialastele või koolilastele. Kas teil teadlasena on mingisuguseid häid nippe, kuidas mingisuguseid tegevusi teha, et see jõuaks väga hästi kohale? Ma arvan, et see põhitõde vast alustakski sellest, et ka inimene ise on osa elurikkusest, et need kõik muud meie kaasteelised siin maailmas omavad samamoodi eluõigust, neil on omad huvid ja kui me neid paremini tunneme, siis me võib-olla nii palju ei peagi neid kasulikeks ja kahjulikeks jagama, neil kõigil on oma roll kusagil. Me tahame hoida osad endast veidi eemale, need samad parem oleks ilma puukideta, aga ma ei oleks ka päris kindel, et peaks puugid maailmast ära hävitama. Võib-olla me leiame ikkagi sellise viisi koos eksisteerida, et lasteaias ütleks, et meie oleme osa elurikkusest ja teised on meie kaasteelised ja hiljem siis prooviks seda elurikkust tundma õppida järjest samm-sammult. Kaasteelist idee on väga hea mõte. No nüüd hakkas küsimusi tulema siin. Nii. No näiteks, kas oleks mõeldav, et tudengeid rakendatakse rohkem praktika raames tööle haridusasutustesse, kus nad saaksid luua elurikkamat keskkonda ning aidata seda toimivana hoida, läbi selle teha ka uurimistöid nende muutuste mõjust? Ma arvan küll, et praktika on üks osa, mida ülikoolis tahetakse kogu aeg suurendada, et kui on selline konkreetne soov, siis võib ülikooli poole pöörduda ja siis me vaatame, kas leiab tõesti tudengi, kes saaks teha mõnda praktikat kusagil ülikoolist väljas, me tahame ülikooli haridust kogu, ütleme, ülikool väljaspool akadeemilist maailma oleva eluga järjest rohkem siduda, et see on väga hea ettepanek, et näiteks mingid plaanid, kuidas teha mingit kooli ümbrust, kooli sisemust rohelisemaks, võiks olla ju päris tore, eriti kui sellele järgneksid siis konkreetsed ka tegevused.
Küsimus, kas regulaarselt looduses käimine aitab ka allergiaid vähendada, näiteks kord nädalas? Ja ma arvan, et aitab. Ma selle allergiatöö me tegime koostöös lastearstidega, et praegu ma kogu aeg ütlen, et ma ei ole meditsiinidoktor, ma olen ökoloog, et üldiselt see kokkupuude elurikkusega on eriti oluline noores eas, pärast sündi, lapsepõlves, aga see positiivne mõju ei kao ka hiljem ära, et tasub kogu aeg seda ikkagi kordusõppuseid oma immuunsüsteemile teha, aga loomulikult, kui juba allergia on välja kujunenud, siis niimoodi hambad ristis sinna õietolmu sisse ei tasu minna, et siin tuleb siis valida teisi kohti, aga tervisele on hea, et tasub, aga kui palju ja seda ma ei oska öelda. Küsimus, kas õppeasutuste toataimede muldade uuringust tuli mingeid praktilisi järeldusi ja soovitusi? Need on veel praegu poole peal, mis ütleme, et sellised poolikud tulemused on see, et toataimede lillepotide mullas on päris palju elurikkust, mis sarnaneb natuke sellele, mis on selle maja hoone ümbruses, et see toas olev elurikkus vahetab ilmselt mikroobe väljaspoolega, et sellega toataimi kindlasti tasub hoida, aga need tulemused Tartu mikroobide projektist on veel niimoodi teel, et kui need tulemused tulevad, siis me kindlasti avalikult meedia kaudu anname teada ja vast ka nendesse koolidesse anname teada, kus lubati lahkesti neid proove võtta. Küsimus, kuidas lihtsalt ja odavalt tõsta elurikkust Magala rajoonis asuva õppeasutuse hoovis, näiteks lasteaias? Üldiselt luues sellise loodusele sarnasema ökosüsteemi soovitaks väga tuua kooli ümbrusesse meie looduslikke põõsaid, rohttaimi, et just meie enda looduse taimed oleksid väga sobilikud, mitte võõramaa taimed. Ja kui need taimed on kohal, siis nendega koos juba tulevad ka putukad, tulevad mullamikroobid, et peamiselt luues selliseid looduslikumaid nurgakesi, niita seal, kus peab mängima muru peal ja seal, kus ei pea mängima, lasta murul kõrgemaks kasvada, et sellise elupaiga loomise läbi saab elurikkust tuua ka päris sellise Magala rajooni. Kas oleks reaalne roheliste seinte olemasolu kõikides Eesti koolides? Ma küll leian, et see oleks hea mõte, see võiks olla ju samasugune mõte, nagu meil on see protsendikunst, et kui luuakse uus maja, siis seal peab olema mingisugune protsent peab minema sinna kunsti jaoks, võiks minna mingi protsent ka haljastuse jaoks ja seda võiks olla siis niimoodi läbi mõeldud. See oleks hea mõte, et võib-olla kui tuleb nüüd veel tulemusi, et sellel on tõesti ka tervisele hea mõju. No lähem mõju on see, et päris palju on uuringuid, et õpilaste hinded lähevad paremaks, kui neil on rohelisem ümbrus, et ka mälu ja muud sellised asjad, et selliseid töid on tehtud, et kui seda võiks ka Eestis teha, et siis on ka väga hea põhjendus, et miks seda vaja on. Nii, ja mul on veel üks küsimus. Kuidas seletada lühidalt elurikkuse tähtsust looduskaugele majandusinimesele? Eks majandusinimesel tuleb rääkida majandusinimese keeles, et tegelikult on elurikkus oluline meie ühiskonna ja ka majanduse jätkusuutlikkuse osas. Me ei tohiks teha ühtegi sellist majandustegevust või planeerimisotsust ilma elurikkust arvestamata. Ainukene vahe on see, et see majandusinimeste vaade on aasta, 2, võib-olla 5 tagasi tahavad nad investeeringut kätte saada. Elurikkuse hoidmine on pikk investeering, et kui ta peaks küsima, et kui ta tahad, et tema lastel oleks ka võimalus
majandustegevust teha, raha teenida, siis selleks on ainuke viis, et me teeme seda jätkusuutlikult ja elurikkust hoides. Elurikkus on investeering, aga väga pikaajaline investeering, võib öelda, elurikkus on ka justkui kindlustuspoliis, sellesama ökosüsteemi stabiilsuse osas, et kui tuleb mingisugune põud ja või tulevad mingid uued kahjurid, siis elurikkad pargid, elurikkad põllumajandusmaad, elurikkad metsad, elurikkad linnad töötavad paremini. Et selles mõttes elurikkus on majanduslikult kasulik, aga seda pikas perspektiivis. Jätan meelde, et kuidas seletada. Suur aitäh, Meelis Pärtel, selle ettekande eest ja vastuste eest.